Ühendame traktoriga keskvaaluti. See ei paista kuigi põnev tegevus olevat. Teel põllule paistab vaaluti aktiivne roolimine hästi silma. Hiljem 2 rootoriga keskvaaluti lahti klappimisel aga ilmub pildile Böttingeri uus liuktaldade süsteem FloatAst. Erinevalt rootori 5-rattalisest veermikust libisevad plastist tallad maapinnal. Taldade toetuspind on umbes 8 korda suurem kui võrreldavatel tugiratastel. Selline suur pind järgib maapinna ebatasasusi sujuvalt, mis tähendab, et auke ja konarusi märgatakse isegi märjal pinnal, kartmata, et piid maasse lõikuksid. Tänu taldadele töötab masin väga rahulikult. Selleks, et tallad maapinnal kergelt libiseksid, vähendatakse Böttingeri mudelil FloatAst rootorite kaalu hüdrauliliselt. Taldade survet maapinnale saab lämmastikupalloonide abil muuta. Igatahes jättis 3,7 meetrise läbimõõduga rootor vahel ka haljasmassi jääke rohukamarale, sagedamini kui võrreldav ratastega vaaluti. Võrdlesime 4700 eurot maksvat süsteemi FloatAst tavalise ratasveermikuga. Selgus, et sööda tuhasisaldus ei olnud märkimisväärselt madalam. Keskmistel suvistel rohumaadel ei paku FloatAst ratasveermikuga vaaluti ees suuri eeliseid, kuid märgades tingimustes ja väga ebatasastel maadel näitab süsteem oma tugevaid külgi. Sõltumata veermiku tüübist jättis töö Böttingeri mudeliga top 842C ning selle moodustatud vaal meile väga hea mulje. Täiendavat meie võrdluse tulemuste kohta ning Müncheni Tehnikaülikooli teaduslikku analüüsi saate lugeda Eesti Profi 29. numbrist.